Tere ja mis veelgi parem, tere taas Junkmani kanalile ja enne kui lähme konkreetse auto juurde, siis raporteerime ka mõned töövõidud. C55 AMG läks Bulgaariasse, paistab, et siin lähiümbruses klientuuri ei ole, aga taaskord kinnitus sellele, et see, mis ma teen, on õige ja töötab. Ja X5 E70 30T läks vähem kui nädalaga. Lisaks on mul endiselt müüa 2008 aasta FN2 Type R. Küsi julgelt, järelmaks võimalik, sissemakse alates 40%. Vahetus samuti kallima auto vastu. Panen välja ka pearaha. Kui sinu otsene tegevus viib auto müügini, siis 200 eurot müügis sulle. Aga töövõitudest siis nii palju ja lähme konkreetse auto juurde. Meie ees on siis 2010 aasta 535T GT läbisõiduga 362 000 ja siin puhul on siis tegemist minu isikliku autoga. Ja lähme vaatame lähemalt. Täna siin sain siis üsna põhjalikult paar ringi peale tehtud ja see kraap siit eest jäi juba tegelikult varem silma. Esipamper on ka neid ikkagi väikseid kivitäkkeid täis igal pool ja siin all ka keegi on ikkagi põrutanud kuhugi otsa. Tegemist on ikka päris madala autoga. Siin filmides ka panin ikka tähele, et võrreldes X5-ga pidi statiivi tunduvalt madalamale panema. Aga muidu üldiselt üsna viisakas. Üks asi tuli veel meelde. Siin katusel on midagi pihta saanud ja kerge rooste ka juba. Aga muidu arvestades läbisõitu, arvestades vanust, taaskord üsna viisakas masin selles suhtes sõiduvahend. Mitte mingisugune hobiauto siis ta ei ole. Näed, siin välja keskapslilt on kleeps maha tulnud, aga mis kõige tähtsam, funktsionaalne osa on alles. Tagant siit tuleb kohe meelde. Praegu just pesin ka autot, küll ainult mündipesulas. Kui kuiv ilm oleks lasknud teha käsipesu, aga nagu te näete, siis ma oleks lihtsalt oma raha maha visanud selle käsipesuga, et lasin ta lihtsalt survekaga üle. Ja siit lähme edasi. Siit poolt nagu kohe ei meenu. Midagi ilmselt ikka leiab, kui otsida. Ja kui panete tähele, siis auto on suht roostevaba. Käisin just ülevaatusel ja ülevaatus on sellel autol nüüd 2026 esimese kuuni ehk siis jaanuarini ja ülevaate ütles ka, oli selline noorem poiss, ütles, et päris roostevaba eksemplariga on tegemist, et imestasin mina seda kuuldes ja nähtavasti imestas ka tema seda, et ta saab mulle seda siis väita. Siin esivälja peal huvitav. Ma ei kujuta ette, mis siin tehtud on. Aga see on ilmselgelt kleeplindi liim, mingisuguse kleepevahendi liim. Korrapärane ka, siis ilmselt ta kleeplint on. Ja ma ei kujuta ette, mis siin tehtud on. Võib-olla siin on, kui on näha, siit midagi nagu koorub välja pealt, et võib-olla keegi on värvinud siin või jumal teab, mis. Vaatame korra. Näete siin all ikka, ilmselt ikka leiab. Siin on näha, et on värv maas ja plekk on väljas ja väike rooste täpikene on peal. Aga väljast ongi kõik. Ega siin väga venitada ei taha, et ilm on nagu ta on. Ja olen siin möllanud auto ümber juba pikemat aega. Vaatame sisse ka. Sest ma ütlen ausalt, ta näeb nagu normaalne välja eemalt, aga ta on tegelikult natuke must ikka igalt poolt. Veidi eksprompt sai see asi ette võetud ja ilmad ka pole õues kõige parem, et mul sees nagu kohta kuskil ei ole, kus autot puhastada, et siis praegu jääb ta videosse selline ja eks ma kasutan teda ka praegu iga päev. Siin nagu teha ta puhtaks, siis ta säraks paremini. Seest muidu täitsa viisakas. Rool on sellel isendil selline kulunum, aga muidu keegi on pannud siia mingid AliExpressi karbon fiibri imitatsioonid, mis näevad isegi tegelikult päris head välja, mulle meeldib. Ja ilmselt on kleebitud siit üle ka. Üks asi, mis siin puudu on see vent on hakkama pannud. Paistab, et keegi on siit ära lõhkunud selle ja siis on kõik ribid ja kõik küljest ära tulnud. 100 euri, vaatasin järgi, 50–100 euri lammaritest täitsa olemas. Ja vaatamata sellele, et GT-ga on tegemist, on ta vist suht üks ühele sisu 5. seeria BEM-iga, aga ma siin ekspert ei ole. Et F07 on see ja F11, et äkki nad on ikkagi suht sarnased, mis
tuuri puutub. Vaatame siia tahapoole ka ja siin suht sama teema. Noh, vaatasin kohe, esimene asi jäi silma. Siit on nagu must, võiks ju lapiga üle teha, aga ütleme ausalt, natukene, tervet päeva mul ei ole aega ja käed on juba päris külmad, et ei taha siin pikalt nagu õues ka olla täna. Aga viisakas, siit panin tähele, siin taga väga palju käinud ei ole, aga siit on see nupukate puudu. Ja muidu nagu ei ole täitsa viisakas auto, ma olen väga rahul, et ma selle ostsin ja seda kasutada saan. Siin on ka, tundub, et see on mingi liim jälle või mingisugune vaik või on sinna kukkunud. Näed, mis me siin tähele panime. Seda enne ei näinud, nüüd nägime. Et mina ütleks ikkagi väga viisakas auto väljast. Kõik arvesse võttes. Luuk siis käib kahes osas lahti. Ma ei tea, ilmselt siin mingisugused amordid on läbi, aga püsti ta püsib. Selline siis ta näeb välja, kui teha ainult, kuidas siis öelda, pagasniku osa lahti. Ja nüüd teeme siis terve luugi ja avame terve pagasiruumi. Veidikene must jälle, puhastamine kuluks ära, aga samas midagi eriskummalist välja tuua ei ole. Olen tubli autoomanik ka. Mis mul on? 2 nädalat on see auto äkki olnud. Ikkagi Karla auto, diislikütuse lisand ja igaks juhuks sai õli ka peale pandud. Liquimoli 5V30 ja praegu teistel autodel on mul vist Liquimoli 5V50 Molitec sees. Et Liquimoli on praegu teemaks, ärge küsige miks. Lihtsalt niisama otsustasin, et kasutan seda õli. Aga ma arvan, et väljast olekski kõik. Teeme siit veel tiiru peale. Peaaegu oleks unustanud, kapoti alla me ei ole vaadanud. Kapoti alt ka täitsa viisakas. Mäletan, rääkisin eelmine nädal, et kõikidel autodel on roolivõimu reservuaarid õlised. Kus sellel autol on üldse roolivõim? Kas seal on elektriline roolivõim või? Nii, jautsvedelik. See äkki? Ma ei tea. Ühesõnaga ei tea, aga siit praegu ma teile nüüd küll näidata ei saa, ma filmin, eks ma ei hakka välku siit sisse panema. Ikkagi mõnes kohast oli nagu kergelt niiske, et kui eelmise nädala X5, see peaks sama mootor olema. Ainult mul on ikkagi võimsam, 5.5 ma ei saanud, nagu 5.0 see ei olnud isegi plaanis. Aga nii kuiv ei ole, aga mõned üksikud kohad olid, kus oli niiskust näha. Et ta on ikkagi üsna viisakas korras kõik arvesse võttes. Et selline see lugu on siin. Ja nii, enne kiirustasime lõpetama. Nüüd võib vist tõesti lõpetada ja autosse hüpata ja sõitma hakata. Teeme siis proovisõidu ka. Peaaegu külmkäivitus. Ma olen mingi 2 kilomeetrit sõitnud. Nii, nüüd võime käivitada ka. Sättisin siin puhumist. Läheb käima, kõik toimib. Auto on seest veits udune, sest ma pesin ukse piitasid, ukse servasid ja täna pole sõitnud sellega, nagu võtsin 2 kilomeetrit, aga lähme siit vaikselt liikuma. Ja mis võiks veel parem olla? See on selline niuke piltlik näide elust, et siis siin ei ole mitte kedagi, äkki tulid siia 2 inimest ja kui mina sõitma hakkan, hakkavad ka nemad sõitma. Aga jätame siin filosofeerimise kõrvale. Elu on selline ja katsume siit liikuma hakata. Natukene sätin siin seda puhumist, kuna niiske ilm on täna, siis tahaks ikkagi aknast välja näha. Auto nagu auto ikka. Ei oskagi kuskilt alustada, sest see auto on, mina ütleks, et ikkagi üsna heas seisukorras, arvestades läbisõitu siis 361 870 on praegu siin ees. Et väga viisakas, mina ütleks igalt poolt. Et kui see auka kõrvale jätta, siis näeks ikka väga korralik seest välja. Väljartud siis rool, et rooliga siin pole nagu midagi peita, et rool on kulunud. Aga sõidame siis natukene ka.
Üks asi, mis on muidugi, arvestades millised meie talved praegu on, autol on all naastud. Kui oleks vähegi selline ilm, eks me laseks teile külgsi ka on ja veits põiki, aga kuna ei ole selline ilm ja me sõidame asfaldil, puhtal asfaldil naastrehviga, ideaalne. Et selle võrra on siin auto sisemuses müra rohkem. Ühte asja võin kohe öelda, selle X5-ga, millega ma sõitsin eelmine nädalavahetus, võrreldes X5-l olid ikkagi käiguvahetused olid tunduvalt sujuvamad. Et siin nagu ei ole midagi öelda, et X5 kast vahetas sujuvamalt käik, aga minu meelest see on ka täitsa normi piires. Et ilmselgelt auto läbisõit on 362 000, ta on kulunud kuskilt ühest või teisest kohast. Et võib-olla käigukasti õlivahetus teeksin olukorda paremaks, aga praegu ta on nii. Ja kulgeme siit vaikselt. Mis ma oskan rääkida teile? Auto sõidab, toimib. Kui siin mingitest teadaolevatest vigadest midagi välja tuua, siis üks vist vasak esiratalaager võiks ära vahetada. Üks mingi kabariit tuli. Ütlen teile ausalt, ma ei tea, mis see kabariit tuli ongi. See vajaks vahetamist. Siis ülevaatusel öeldi, et auto, ühesõnaga see kleeps vist, ma arvan, et ta mõtles seda kleepsu, mis seal ukseaugus on, see, kus kõik andmed peal on ja VIN. See hakkab küljest tulema, seda ma nägin ise ka praegu. Ja rohkem vigu ülevaatusel välja ei toodudki. Rattalaagri lasin auto üle vaadata ühes Rakvere kohas. Vist oli RT auto on nende nimi. Ja nemad ütlesid, et rattalaager hakkab läbi minema või võiks vahetada. Ja siis on ühe esitule ballast ka, või mitte ballast, vaid kõrguse regulaator. Et siin näitab väike hoiatustuli on, et ta ütleb ka, et kõrguse reguleerimine ei toimu ja väidetavalt üks nendest siis esitulede kõrguse regulaatoritest, et peaks ära vahetama. Aga peale seda ma ei tea, et selle auto ausalt öeldes ühtegi muud viga hetkel oleks. Et selles suhtes on ta ikkagi, ma ei liialda, kui ma ütlen heas korras. Teeme siin natukene siis drag race'i ka. Siit saame 70-ni kiirendada. Kiirendab küll täitsa. Ma siin ei hakka väga möllama. Inimesed juba praegu ilmselt vaatavad, et mingi jälle Bemmi loll, aga midagi ei ole teha, test drive'i ma peame ja siin ei ole hullu. Nagu ma olen aru saanud, siis las vaatavad. Ja vaikne, sõidab, toimib peale rehvi müra siin nagu suurt midagi ei ole. Nii, mis sa nüüd pidurdad siis? Kurat, ma tahan rida vahetada just. Lähme siis teeme väiksed hüpekad ka ära. Ma arvan, et see on niisugune mõistlik, selline kompaktne, kuna mul ei ole teile siin mingisuguseid kiiruskatseid, me ei hakka naastuga asfaldil tegema. Mitte, et ka lamellrehv oleks võidusõidurehv. Ja selle autoga ma sinna põõsasse ei roni. See pole selle auto koht, et ilmselt saab hakkama, aga pole vajadust sinna põõsasse ronida, siis me võtame veel hüpekad ära, et kuulame siis, mis veermik teeb ja ega ta vaikselt ongi kõik selles suhtes, nagu ma ütlesin. Ma olen selle autoga ise piisavalt sõitnud, ütleme siis tänaseks 500–1000 kilomeetrit, ma päris täpselt peast ei tea. Et ilma liialdamata väga mõnus, mulle väga meeldib. Arvestades, et ma sõitsin FN2 Civic Type R-iga enne igapäevaselt, siis väga meeldib vaheldus miinus naastrehvid siis, mis juba praegu ma kuulen nende undamist ja ma ei tea milleks. Ma tõin selle auto küll sügavalt Lõuna-Eestist, et jah, et seal võib olla kuskil põõsa vahel selliseid olusid, kus siis see naastrehv nagu kulub ära marjaks, aga meil siin Tallinnas ilmselt saab hakkama iga kell ilma. Ja ei kuule isegi mingit sisemuse nagisemist.
ma siin ringi vaatan jah, siis üks asi, mis võiks kindlasti ära teha, turvavööd on eriti räpased ja ta võiks ikkagi sees puhtaks teha. Näeks palju viisakam välja. Aga muidu nagu jah, ma ei ole üldse AliExpressi fänn, ma ei ole sealt kunagi midagi ostnud, aga see on, ma ei tea, see kuidagi näeb äge välja siin selles suhtes, et odavatest tuuningutest. Võib öelda, et see on väga hästi õnnestunud, et noh, jah, ta võiks ideaalselt mööda serva joosta, aga noh, ärme nüüd ahneks lähe, et ta näeb minu meelest suht hea välja, et muudab seda sisemust oluliselt, kurat, kuidas ma nüüd ütlen odava kleepsu kohta, aga kvaliteetsema mulje jätab, noh, vaatad siin, et karbon on keskel ja tegelikult on siin need käetoed on sama valge nahk, mis need istmed ja muu sisu. Ja no tõmbab normilt ikka, no. Tõmbab nagu rong selles suhtes, siin me kahtlema ei pea. Ma nüüd ühegi värske 535T-ga ei ole sõitnud, mille läbisõit võiks näiteks 100 000 olla või midagi sellist, siis ma tõesti ei oska öelda, et kas saab veel rongimalt tõmmata. Aga piisavalt rongilt tõmbab see. Ma mõtlen, mis me siin teeme. Kurat, mis ta on kolmandaga laksab nagu paremini. Teisega ilmselt mul on selline tunne, et kui selle auto softi mudida, siis see võib olla päris äge. Nagu sellest aspektist, et kiirendus arvestades, et noh, mootori mahtu nagu on 3 liitrit ja 2 turbot, et praegu esimest korda ma sain aru, teisega ilmselt kitsed siin samas linna vahel. Ma ei saa vist kuidagi, oota, ma näitan teile ka. Seal ja jumala julged, ei lähe isegi jooksu ei pane. Lihtsalt seisavad seal, kolmekesi vähemasti. Ja küll, aga selle softi jutu juurde tagasi tulles, vaatame, et ma siin kitsel otsa ei sõida. Et ilmselgelt võib olla teine käik piiratud, kuna see auto on taguveoline ja noh, keskmine inimene ilmselt ei taha, et see 220 kilovatti neile kogu aeg selga laksab veojõukontroll või mitte, et siin võib täitsa selline teema olla, aga mina ei ole ekspert, siin on kindlasti targemaid inimesi, kes võivad seda kommenteerida minu eest. Aga praegu selline tunne on esimest korda nagu märkasin, sest teisega oli nagu selline tasane ja kolmandaga kohe, kui kolmanda sisse pani, laksas normilt. Et kohe oli no mingi, ma ei tea, 4 korda rohkem boost'i, et nagu oli 25% peal teisel käigul ja siis äkki tuli 100% kolmandaga. Aga tegelikult sõidame need mõned hüpekad veel ära ja ma võtangi siit kokku, noh, nagu nägite, auto läks soojaks vahepeal, aknad enam ei ole udused. Jah, selline ta meil on. Kui ma siia nüüd veel ainult lamellrefid alla saaks, ma oleks täitsa happy nagu oma sõitude tegemiseks vahepeal, et mis seal salata, et Civic on aasta 2008 Type R ja see on 2010, et nagu sama ajastu autod, aga no mis võrdluse ma toon siis, et nagu hariliku ja pastaka, nagu hariliku ja pastakat võrdleks või nagu hariliku ja Tintenpenni võrdleks. Pastakas oli päris õige võrdlus. Pastakas on pastaga harilik. Okei, mis iganes jätame jah, taaskord kirjutusvahendite hindamise mõnele muule kanalile. No, sõida nüüd ära. Aga jah, mõte läheb siin väga lõng laiali. Et ma arvan, et siin kuskil tee peal võtangi kokku. Et aitäh neile, kes vaatasid ja järgmiste videoteni. Ja viimane asi, kui ma midagi lisaksin siin, et oska Honda ära enne, kui automaks tuleb. Et tahaks Honda ära liigutada, kuna praegu on mul 2 autot maja taga ja mind on 1 ja Hondaga on sõidetud küll, et siis tulge oska Honda ära. Aga kõik, video lõpp, aitäh, kes vaatasid siiamaani
Peace, I'm Audi 5000 ja järgmiste videoteni.